tere kõigile! Mina olen Merilin Arumäe, Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, õppekava juht. Ja ma räägin teile siis natukene sellest, mida teid ootab, kui soovite tulla õppima eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialale. Jagan teiega oma ekraani ja esitlust ning saame siis siit põgusa ülevaate. Nii. Kõigepealt siis mina olen emakeeleõpetuse õppejõud ja meil ongi siis siin kaks õppekava. Meie õppekaval on kaks peaeriala, nendeks on siis eesti keel ja kirjandus, kus mina põhiliselt õpetan aineid ja teine peaeriala on eesti keele kui teise keele ja kultuuri õpetamine. Mõlemal erialal saab lõpetaja haridusteaduste magistrikraadi. See on tähtis öelda sellepärast, et suurem osa õppeaineid tuleb haridusteaduste instituudist ja on haridusteaduslikku laadi, samamoodi on ainedidaktikaained põhimõtteliselt haridusteaduste ja siis eriala ainete sümbioos. Nii et ja ka lõputöö tuleb teha haridusteaduslikke meetodeid kasutades, mis tähendab siis kõik õpetajad saavad Tallinna Ülikoolist haridusteaduste magistrikraadi. Meil Tallinna Ülikoolis on eesti keele ja kirjanduse õpetajaid õpetatud 70-80 aastat ja üle teise keele õpetajaid 40 aastat, nii et meil on väga pikad traditsioonid selle tegemisel. Siis erialadel on olemas ka veebileht, saate vaadata ülikooli veebist, täpsemalt õppekava ülesehitust, aineid ja näiteks ka seda, et millistes ainetes kes õppejõud õpetab. Ja meil ongi siis põhiliselt siis iga õpetaja koolituse kava juurde kuuluvad didaktikud ja didaktikud on siis need õppejõud, kes õpetavad oma eriala või aine õpetamist. Näiteks mina olen siis eesti keele kui emakeele didaktik, Joosep Susi on kirjanduse õpetuse õppejõud ehk kirjandusdidaktik ja Kristiina Benhart on siis eesti keele kui teise keele didaktik. Meie õppekava õppespetsialist on Helina Puksmann, temale saab kirjutada siis, kui näiteks te soovite võtat kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, et kas teie eelnevad õpingud lähevad arvesse, sest meie võtame siia erialale neid inimesi, kes on avatud, kuna magistriõpe on avatud, siis võtame inimesi, kes on bakalaureuse õppe läbinud, aga võib-olla olete varem juba eesti keele ja kirjanduse õpetajaks või eesti keele kui teise keele õpetajaks õppinud, siis võib-olla on nii, et mõni aine kantaks üle ja ei oleks vaja seda õppida. Samas me väga soovitame, et kõik inimesed õpiks just selle õppekava versiooni järgi, mis praegu on, sest et me ei õpeta neid. Me lõppude lõpuks nende teadmiste toel õpetame ju tuleviku inimesi, et mida värskemad ja ajakohasemad on ülikoolis saadud teadmised, seda pikemaajaliselt need ka edaspidi kehtivad, sest et hariduses ja ühiskonnas muutub pidevalt väga palju, eriti tänapäeval, nii et mida värskem teadmine on õpetajal, seda parem ta õpetajana ka on ja seda rohkem ta on valmis tulevikus ka õpetama, mitte ainult aastani 2030, vaid ka sealt edasi. Nii et selles mõttes soovitan kaaluda, kas see võta on ka vajalik teha. Mina olen siis õppekava juht, nagu mainisin, ja minuga võib konsulteerida sisuliste küsimuste üle ja Helja Puksmann ka sageli saadab mulle mõned küsimused edasi, nii et põhimõtteliselt kellele tahes kirjutada, siis küll see kiri jõuab õige inimeseni. Õppekava on võimalik läbida siis kõige kiiremini 2 aastaga. Kui te vaatate materjalidest, siis õppekava on 2-aastase öeldud, et on 2-aastane õppekava, kaheaastase nominaalajaga, aga tegelikult võib õpetaja kavadele ka pikemaks ajaks õppima jääda. Soovitame teha näiteks 3 aastaga, kui te olete töötav õpetaja, siis on selge, et kõiki aineid ei jõua samas tempos läbida kui siis, kui üldse tööl ei käi. Ja see on ka juhtunud, et lõpetatakse siis 4. aastal oma magistritöö kirjutamine, aga sel juhul on see täiesti aktsepteeritav ja te ei saa omale eksmatrikuleerimisteadet. Tähtis on lihtsalt see, et need ainete semestrimahud oleksid läbitud, näiteks, et kui teil on
igas semestris seal 18 ainet korraga siis või 12 ainet minimaalselt, siis te saate tempos püsida, aga kui teil kogemata juhtub, et teie neid aineid on liiga vähe semestris, siis te seda tempot sellisena hoida ei saa. Meil on siis õppekava struktuur niisugune, et 120 EAP-d on ette nähtud ja sellest moodustab siis eesti keel ja kirjandus ning ainedidaktika 42 EAP-d ja vabaained on ka 6 EAP-d. uurimistöö aluste aine moodustab ka 6 EAP-d ja see tuleb siis teisel aastal kõige varem. ja siis on veel terve ports üldkasvatusteaduslikke ja psühholoogia aineid, mis moodustavad ühe kõige suurema osa. Need on siis 42 pluss 6 EAP-d, see 6 EAP-d on üks kasvatusteaduslik valikaine, et seal on üks nimekiri ainetest, mis on ette antud, nii et see ei ole nüüd päris vaba aine, vaid ta on noh, milline tahes teile meelepärane valikaine. Te võite õpetajakaval ka üle õppida, ehk siis te võite võtta endale mitu valikainet, kui te tahate, et see 6 ei pea olema 6, võib olla 12 ka. Praktikaaineid on meil 18 EAP-d, see tähendab, et need on 3 ainet ja siin on siis nii, et on esimese aasta kevadel on didaktika praktikum oma erialal ja siis teise aasta sügisel ja kevadel on põhipraktika, kus te olete koolis 4-6 nädalat ja annate seal 24-30 tundi. Kui te olete töötav õpetaja, siis annate poole võrra vähem tunde, näiteks enda kooli klassile või enda klassile ja analüüsite neid siis süvitsi. Magistritöö on meil 15 EAP-d, see on siin valeinfo, mitte 18, vaid 15. Nii. Nüüd edasi, millised on teie erialaained? Need on nüüd need ained, kus te saate põhjalikud aineteadmised. Nüüd vasakul veerus on eesti keele ja kirjanduse ained ja paremal on eesti keele kui teise keele õpetaja ained. Mõlemal on siis oma erialane didaktika, nüüd on üks on esimese aasta kevadel, teine on esimese aasta sügisel, siis eesti keele ja kirjanduse õpetajad õpivad eesti nüüdiskirjandust juurde ja siis õpivad nad ka erikursust eesti kultuurist ja seejärel on tekstianalüüs, sõnavara ja grammatika ning esimese ja teise keele omandamine. Need 2 ainet kattuvad mõlemal rühmal, nii et seal te saate siis koos õppida. Teise keele õpetajatel on samamoodi didaktikat kevadel-sügisel ja siis on selline aine nagu eesti keel sihtkeelena, mis tähendab seda, et te õpite seda, kuidas eesti keele grammatikat käsitletud on erinevates keeleõpikutes ja kuidas siis eesti keele grammatikat seletada eesti keele kui teise keele kõneleja. Näiteks vaatategi läbi, kuidas väga keerulist asja nagu maa ja taa infinitiiv õpetatakse siin kooliõpikus, seal kooliõpikus, selles täiskasvanute õppeõpikus ja mõtlete, kuidas seda siis võiks seletada inimesele, kes eesti keelt ei tunne. Ja siis on eesti kultuuri põhijooned, kus õpite seda, millisel viisil õpetada eesti kultuuri nendele inimestele, kes tulevad meile mujalt kultuurist või kes meie kultuuri ei tunne. Ja siis samamoodi need 2 ainet, mis on teil ühised. Ainetega on selline lugu, et didaktikat me loeme iga aasta, aga need teised ained, nendega on nii, et mõnikord need on üle 1 aasta, nii et kui te jääte sellele pikema ajalisele õppele, näiteks õpite 3 aastat, siis peab jälgima seda, et millal seda ainet loetakse, et näiteks kas sellel aastal, kui te tahate lõpetada, kui üle aasta loetakse, et kas näiteks 3. aastal, millal semestrisse tuleb, et te teate, et millal te saate neid aineid võtta, sest kui ainet ei loeta, siis ainet võtta ei saa. Välja näeb siis see sektor diagrammina niimoodi, et kõige suurem osakaal, see 48% on tegelikult iseseisev töö. See tähendab seda, et kui meil on siin üks aine 6 EAP-d, siis kohalkäimise osa moodustab sellest 1 EAP, enam-vähem siis 1 EAP on meil 27 tundi umbes, siis see tähendab, et see hulk on see, mis te kohal peate käima, kui ülejäänud osas te teete iseseisvaid töid. Ja need võivad olla lugemised, näiteks loete ette, valmistate ennast loenguks ette, olete mingid artiklid läbi lugenud, siis võib olla see, et te peate reflekteerima näiteks pärast loengut, mis teile tundus, kuidas, mismoodi ja võib-olla peate ka midagi kirjutama pikemat. Võib ka olla, et teil on mingi rühmatöö, kus te peate vahepeal siis kokku saama oma kursusekaaslastega, tegema mingisuguse Messengeri chati või Facebooki grupi ja seal arutama töö läbi, nii et need töötunnid ongi täiesti niimoodi, et ütleme, pool ülikoolis käimist on tegelikult teie oma töö, kus te nokitsete ise.
siis teine päris suur hulk on see heleroosa, mis on praktika, aga siin on ka samamoodi, et on siiski ka kirjutamist, et ei ole see, et ainult tunde, vaid te ka analüüsite, et mis mul siin tunnis läks, kuidas ma saaksin paremaks õpetajaks saada. Nüüd see 14% on siis auditoorne töö ja 19% on lõputöö, nii et kui nüüd mõelda nendele osakaaludele, siis peaks aru saama, kui suure portsu mingisugune töölõik magistriõppes võiks aega võtta, nii et lõputöö on ka üks selline, mida väga alahinnatakse, et kui te arvestate, et üks EAP on 27 tundi ja lõputöö on 15 EAP-d, siis saate aru, kui palju tööd see on. nii et kui te teete vähem tööd, siis järelikult võib juhtuda, et ka tulemus on nõrgem. nii et panus, teie iseseisvate tööde panus määrab väga palju seda, et milline on teie õppe edukus. Praktika, nagu ma ütlesin, siis need algavad kevadsemestril, erialane praktika algab ja praktikal on tavaliselt 2 juhendajat, üks on teilt ülikooli poolt, kes vaatab tundi, praktikumis on teistmoodi, aga põhipraktikatel on nii, et me käime vaatamas tunde, me vaatame neid ka video teel, kui teie kool asub kaugemal ja siis teil on oma koolipoolne juhendaja, kes siis iga päev kätt pulsil hoiab. Ja me kasutame siis esimese aasta praktikumis tandemõpet, kuna väga paljud õppijad on meil juba ise ka tööl, siis näiteks need, kes just koolis ei ole tööl, aga keegi meist on tööl, siis saate minna, moodustada paarid ja näiteks saate mittetöötav õpetaja saab töötavale õpetajale appi minna või siis vastupidi, et mittetöötav õpetaja õpetab, annab tunni ja töötav õpetaja toetab teda, et saate selliseid paare moodustada ja samamoodi siis on teil teised erinevad erialaga seotud praktilised ülesanded. Ja teisel aastal on siis, nagu ma ütlesin, kummalgi semestril on selline kuupikkune põhipraktika ja kevadsemestril lõpeb see põhipraktika kutse kaitsmisega, mis tähendab seda, et kõik ülikooli jooksul kogutud praktikamaterjalid esitate kutse kaitsmise komisjonile, räägite oma tööst, reflekteerite tagasi, kuidas teile kogu see õppimine siin ülikoolis sujus, mida te saite teada, mille võrra olete rikkamaks saanud, mida olete oma õpetamises muutnud või mida te kavatsete muuta, kui te lähete tööle, juhul kui te ei ole töötav õpetaja. Ja siis te saate kutse, mis hakkab kehtima koos magistrikraadiga, nii et kellel ei ole õpetajakutset, siis saab selle ja õpetajakutse on siis 7. kutse. Nii, ja meil on siis ülikooli poolsed praktikaülesanded, mis on seotud ainetega, mis me siin õpetame, samamoodi on meil praktikapartnerid üle Eesti, nii et igas maakonnas peaks olema üks praktikakool, kus meie tudengid on ka juba enne käinud ja me soovitame väga kasutada siis just nimelt neid koole, kus on juba varem praktikal käidud, et ei oleks koolil sellist, et koolil oleks just hea kogemus ja ta teaks, mis tähendab üliõpilase toetamine. Ja siin siis link ka, et meil on ülikoolis praktikaasutuste nimekiri ja kui te siia vajutate või kirjutate TLU-EE õpetajakoolitus, siis te leiate sealt meie praktikaasutused. Ja need on, Tallinnas on neid muidugi kõige rohkem, aga leiate tõesti igast maakonnakeskusest. Tähtis on just see, et teil oleks oma erialal pädev juhendaja, et näiteks kui te õpetate väikses maakoolis ja teie eriala ainesõpetaja oletegi teie, siis on võimalik minna näiteks kõrvalkooli kui suuremasse kooli maakonnas ja siis seal on õpetaja, kes on juba näiteks eesti keele kirjanduse magistrikraadiga ja tema on ka pädev juhendama. Nii, läheme edasi. Siis, kui teie õpingud läbi saavad, siis teil ongi see kutse kaitsmine ja kutse kaitsmine on üsna selline lihtne, aga samal ajal see refleksioon, mis seal peab olema, on väga sügav. Ja te võite siis, see kutse kaitsmine käib siis selle põhipraktika 2 osana ja me eeldame, et selleks ajaks on teil kõik muud ained ka läbitud, et te olete kõik oma õppekava täitnud, viimane aine on siis see põhipraktika 2, te saate sealt oma hinde ja saate minna magistritöö kaitsmisele. Ja kui te nüüd soovite õppida kauem, siis tegelikult on võimalik nii kutset kaitsta kui ka magistrikraadi kaitsta 2 korda aastas. Esimene kord tavaliselt tööd esitatakse mai esimese nädala lõpus, see on siis kevadel, ja kutse kaitstakse aprilli keskel ja teine võimalus on jaanuaris, et töö esitatakse jaanuari esimesel nädalal ja jaanuari lõpus on kaitsmine.
magistrikraadi kaitsmine ja kutse kaitsmine on siis jaanuari keskel, nii et põhimõtteliselt on ka siis võimalik saada oma diplom kätte talvel, aga selle diplomiga on niimoodi, et üldiselt on ette nähtud ülikoolis, et see antakse kätte lõpuaktusel, aga kui näiteks te ei soovi, tahate enne kätte saada, siis te saate selle varem kätte, nii et ühesõnaga saate lõpetada 2 korda aastas. Sisseastumise periood on juba käimas ja avaldusi saab esitada kuni juuni lõpuni. Avalduste esitamine ei lõpe mitte keskööga, vaid kell 12 päeval. Ja sisseastumiseksam on meil 10. juulil ja alustame juba kell 9:00 ruumis M134. Ja seda eksami aega me ei muuda, mingisugust Zoomi me kahjuks teha ei saa. Ja eksami kirjeldus, vorm ja ajakava pannakse üles ülikooli lehele 10. juuniks, aga see juba on meil fikseerunud kujul ja midagi seal muuta ei ole võrreldes eelmise aastaga, et algab see eksam siis etteütlusega, mille teevad kõik, seejärel on grammatikaülesannete lahendamine, sõnaliigid, lauseliikmed tuleks meenutada, siis on teksti analüüs, emakeele ja kirjanduse õpetajatel, teise keele õpetajatel on kultuuriga seotud küsimused. Ja siis, kui see kirjalik osa, umbes 1,5 tundi see kestab, saab läbi, on vestlused ja vestluste teemasid on 2. Esiteks oleme palunud, et kõik sisseastujad loeksid läbi ühe erialase artikli ja see peaks olema, soovitame, et see oleks eesti keele kui emakeele või eesti keele kui teise keele õpetamise alane artikkel. See võib olla ka üldiselt emakeele kui sellise õpetamise artikkel, mis on võõrkeelne, või see on näiteks teise keele õpetamise artikkel mõne teise keele kohta, aga on võimalik teha ülekanne eesti keele õpetamisele. See võib olla ka üldpedagoogiline artikkel, näiteks kuidas toetada õppijate motivatsiooni, sel juhul tuleks teha ülekanne meie ainele. Millised motivatsiooniga seotud tegurid on tähtsad eesti keele kui teise keele klassiruumis? Kui ma loen artiklit motivatsioonist üldiselt, kas on siin midagi, millest ma saan rääkida ka eesti keele kui teise keele õpetamise kontekstis? Teine punkt vestlusel on see, et me soovime veenduda, et kõik, kes siia õppima tahavad tulla, on väga motiveeritud, nad saavad aru, mida see õppekoormus tähendab, kõik see, mis ma enne rääkisin iseseisva töö kohta, et inimesed on võtnud oma elus sellise aja, et nad saavad nüüd aru, et tuleb pühenduda, tuleb õppida ja sellepärast me esitame kutsesobimisvestlusel küsimusi, mis soovivad täpsemalt jälile jõuda sellele teie isiklikule motivatsioonile. Meil siis, veel mis sisseastumise kohta veel rääkida, et üldiselt me parandame tööd ära samal päeval, me selgitame pingerea välja nii ruttu kui võimalik. Parimad saavad siis õpetaja stipendiumit, aga need tulemused tulevad siis paari päeva jooksul saisi ja siis saate vaadata oma sisseastumistulemust. Kui te ei saa sisse, siis me soovitame teil õppida järgmisel aastal mikrokraadi aineid, näiteks õppida ära mõned ained, mis võivad olla vajalikud, näiteks kas või avatud ülikooli kaudu noppida niimoodi aineid ja järgmisel aastal sisse astudes saate teha võtat, ehk siis saate üle kanda need ained, mis on juba enne omandatud. Niimoodi on varem tehtud ja niimoodi on täiesti mõistlik teha. Meil on siis eesti keele kirjanduse õpetajaks ja eesti keele kui teise keele õpetajaks võimalik saada paindlikult. Me mõistame, et paljud inimesed lähevad tööle nii, et neil erialast ettevalmistust ei ole. Sellepärast me võtame vastu ka need õppijad, kellel ei ole eesti keele ja kirjanduse alaseid teadmisi bakalaureusekraadiga saadud. Ja anname võimaluse need ained õppida magistrikava jooksul ja sellepärast võibki oma õpingud venitada 4 aasta peale. Teine variant on õppida neid aineid mikrokraadi kaudu. Meil on olemas eesti keele mikrokraad ja eesti kirjanduse mikrokraad ja need ained on, kui sealt on ained läbitud, siis juba neid magistrikava ajal õpitavaid bakalaureuse aineid ei ole vaja võtta. Nii palju. Aga ühesõnaga, kui teil on alla 48 EAP eesti keele
alaseid ja eesti kirjandusalaseid aineid, siis võib olla, et te peate õppima koos bakalaureuse tudengitega mõningaid aineid järele. Me koostame sel juhul individuaalse õppeplaani ja räägime augustis pärast eriala infotundi kõikide üliõpilastega individuaalselt ja vaatame, millised on võimalused. Soovitame õppida siis 2 ainet semestris juurde ja need ei lähe nüüd teile nominaalaja arvestusse, mis tähendab seda, et neid õpetajakava, magistrikava järgseid aineid tuleb ikkagi selleks, et mitte eksmatrikuleeritud saada, läbida samas mahus või noh, natuke vähem. Aga neid bakalaureuse aineid ei loeta õppekava järgi läbitud aineteks. Nii, need tulevad lisaks. Üldiselt neid aineid on 36 või 30 EAP-d. Et selline võiks see teekond sellisel juhul näha välja, et esimesel aastal õpete 2 või 3 bakalaureuseainet ja siis õpite 1-2 pedagoogikaainet, mis tulevad siis mis on siis Haridusteaduste Instituudi pakutavad, mis on teie tunniplaani järgsed ained ja siis 1-2 didaktikaalast või erialast ainet. Teisel aastal võiks siis juba neid bakalaureuseaineid sama palju õppida ja siis hakata õppima rohkem nüüd oma erialaaineid. 3. aastal võiks siis teha nii, et kui on valikaine võimalik võtta 3. aastal sealt haridusteaduslikest ainetest ja vabaaine näiteks, ja kindlasti soovitame teha uurimistöö aluste aine siis, kui te päriselt seda uurimistööd kirjutate. Sest muidu juhtub sedasi, et te õpite ära mingid meetodid ja te ei kasuta neid oma töös. Nii et see võib mööda külge maha joosta, et minu soovitus on see, et uurimistöö alused käivad koos päriselt kirjutamisega. Et see ei ole, ärge mõelge sellest kui ainest, mille te läbite, vaid see on teie nii-öelda magistritöö kirjutamise seminar. Jah, ja siis magistritöö võib siis jääda ka 4. aastale, nagu ma rääkisin. Need ained, mida juurde õppida, võiksid olla siis, need on siis järgmised kõikidel tudengitel kõikidel tudengitel hoolimata pea erialast võiks olla eesti keele foneetika ja morfoloogia, eesti keele sõnamoodustus ja leksikoloogia, eesti keele süntaks ja tekstilingvistiline analüüs. Neid läbitakse 2 aasta jooksul. Siis on kirjanduse ainetes eesti keele kui emakeele ja kirjandusõpetajatele eesti kirjandus järelärkamise ajast arpujateni. Ja siis veel 2 ainet kõigile siis eesti kirjandus luuleuuendusest nüüdiskirjanduseni ja kirjandustekstide lähianalüüs. Kuna eesti keele kui teise keele õpetajad puutuvad järjest enam kokku kõrgema tasemega õppijatega, siis kirjanduse õpetamine tuleb üha enam päevakorrale ja sestap me valmistame ette ka kirjandustekstide analüüsi oskusi ja eesti kirjanduse lähiajaloo tundmist. Nüüd kaldkirjas on siin veel eesti keele ja kirjandusteaduse alused, mis on selline aine, mis annab väga head laiapõhjalised teadmised sellest, mis asi üldse on keel ja mis asi üldse on kirjandus. Seda ainet me ei nõua kohustuslikuna, aga ma soovitan seda rangelt, sest et see tuleb näiteks sügissemestril esimese asjana ja see tõesti annab teile väga olulise baasi mis tahes keele või kirjandusaine võtmiseks. Kui teil ei ole erialast haridust ja vähegi saate, siis soovitan seda ainet kuulata. Nii et siis on kokku 1, 2, 3, 5 ainet, mis me loodame, et te saate läbida. Nii. Üldiselt siis võtame teid soojalt vastu, kõigepealt on eriala infotund ja siis on meil ka tutvumisüritus või tervitusüritus, kus me läheme koos välja ja räägime, saame tuttavaks omavahel, teeme koostööd Tartu Ülikooliga, on olemas üritusi, kuhu tasub minna, näiteks on sügiseti emakeeleõpetajate konverents, reklaamime emakeeleõpetajate seltsi tegevust ja sinna astumist, kus on ka igasuguseid tähtsaid üritusi, mis toob emakeeleõpetajad kokku. Teise keele õpetajatel on oma liit, neil on ka Facebooki grupp, kuhu soovitan siis liituda. Meil tegutseb ka Eesti Keele Keskus, mille alt me toimetame koolitusi, pakume eesti keele kui teise keele õpetamiseks õpetajatele koolitusi, mida võib minna vaatama, teeme uuringuid, eesti keele kui teise keele õpetamise alaseid uuringuid ja olemas on ka ESTA-õpside Facebooki grupp, kus on meie vilistlasi ja Tartu Ülikooli vilistlasi ja tudengeid päris palju ja seal levitatakse eesti keele ja kui esimese ja teise keele alase õpetamise igasuguseid uudiseid, saab ennast kursis hoida ja teistega tutvuda. Ja seega soovitan teil kätt pulsil hoida, lihtsalt kui te võib-olla ei tahagi sellel aastal tulla veel õppima, siis ei ole katki midagi, võite rõõmsalt ennast kursis hoida, astuda
Facebooki ridadesse, jälgida keskuse tegemusi, jälgida artikleid, vaadata, ma ei tea, teadusajakirju ja vaikselt ennast sellele lainele tuua, nii et või siis noppida neid aineid, et ühesõnaga, et meie õppekava alati ootab õppijaid ja meil on tore, inimesed tulevad Eesti eri paikadest ja alati saavad omavahel tuttavaks, sõpradeks ja on siis, teevad õppimisel nii suurt koostööd, et see aitab neid sellel intensiivsel õppimisperioodil edasi. Et igal juhul soovitan siis tulla proovima sisseastumisel ja kui mitte, siis leidke need teised võimalused, kuidas siis meie õppekavale siseneda. Et veebitunnis küsimusi ei ole, aga kui küsimusi on, siis panen korra selle slaidi, kus on need 2 meiliaadressi, ehk siis võib kirjutada mulle merilin@elu.ee, kui on sellised ainepunktidega seotud küsimused, siis Helina Puksmannile helina.puksmann@elu.ee ja olete oodatud meile õppima. Nii, aitäh kõigile kuulamast, vaatamast!